Autod, mootorrattad, jalgrattad, kergliikurid, eks meil kõigil ole oma lemmikliiklusvahendid, aga on veel üks liiksõidukeid, mis paljudel eestimaalastel kodus, kas siis garaaži või kuuri on olemas. Ma pean silmas maastikusõidukeid, ehk siis näiteks ATV-d või lumesaanid. Tänases liikleja saates keskendumegi maastikusõidukitele ja ikka selleks, et ka nendega liiklemine oleks igati eeskujulik ja ka loomulikult turvaline. Ja sõbrad, ma ei tea, kas see tuleb teile samamoodi suure üllatus nagu mulle, aga igal aastal müüakse Eestis tuhandeid ja tuhandeid maastikusõidukeid. Aga mis asi see maastikusõiduk täpsemalt üldse on? Maastikusõiduk on maastikul liikumiseks ette nähtud liiklusvahend. Ta kuulub siseriiklikusse sõiduki kategooriasse, mis on siis MS. Ja see jaotub siis kahte alamkategooriasse. MS1 kategooria, kuhu kuuluvad mootorsaanid, lumesaanid, ja MS2 kategooriasse, kuhu kuuluvad ratasmaastikusõidukid. Ehk siis maakeeli nii-öelda ka ATV-d. ATV-d, jah. ATV on selline väga üldine termin, et kõik maastikusõidukid, mida saab liigitada ATV-deks, ei kuulu just tingimata maastikusõiduki kategooriasse. ATV-de alla võivad kuuluda ka L-kategooria 4-rattalised kerged maastikuvõimelised sõidukid ning ka traktorid. Nende kõikide ühiseks nimetajaks on juhtraud ja saduliste. Maastikusõiduki juhtimiseks on vajalik mis tahes mootorsõiduki juhi juhtimisõigus. Selleks võib olla mopeedi juhtimisõigus, traktori juhtimisõigus, auto juhtimisõigus näiteks ja muu. Kas see tuleb kuidagi siis ka registreerida? Jah, nii see on, et maastikusõiduk tuleb liiklusregistrist registreerida, selle peab olema registreerimismärk. Ratasmaastikusõidukil ehk siis ATV-l näiteks peab olema siis registreerimisvärk kinnitatud sõiduki taha. Mootorsaanil peab olema registreerimisvärk mõlemal küljel ja registreerimisvärk ei tohi katta millegagi. Maastikusõiduk on ainult maastikul sõitmiseks. Avalikul teel tohib maastikusõidukiga sõita üksnes selle ületamiseks. Ka sildadele ja viaduktidele tohib maastikusõidukiga minna ainult juhul, kui on vaja teed või jõge ületada. Samas on aga ATV-sid, mis ju samuti maastikusõidukid, näha liikumas linnaliikluses. Kuidas nii? Need samad sõidukid kuuluvadki siis L-kategooria mootorsõidukite alla või siis T-kategooriasse. L-kategooria on siis sisuliselt mootorratta klassifikatsioon. Sinna alla käivad ka siis 4-rattalised kerged maastikuvõimelised sõidukid ning T-kategooria käsitleb traktoreid. Aga nüüd, kui linnaliikluses liigelda selle DVL kategooria, näiteks ATV-ga, mis load siis peavad olema? Siis peavad olema vastava kategooria juhtimisõigus peab inimesel olema. Maastikusõiduki juht ja kaasreisija peavad kandma kiivrit ja soovituslikult ka motovarustust näiteks. Et juhul, kui maastikusõiduki juht või tema kaasreisija paiskuvad ümber, siis kaitsmed, muu turvavarustus kaitseb juhti ja kaasreisijat. Tasub meeles pidada, et liiklusseadus lubab maastikusõidukiga liigelda ainult kuni 50 km tunnis. Et kuigi teie ATV või lumesaan on võimeline kiiremini sõitma, siis te seda teha ei tohi. Kas maastikusõidukitega tuleb käia ülevaatusel? Maastikusõiduk on nüüd selline sõiduk, millega ei tule ülevaatusel käia. Et maastikusõiduki tehnoseisukorra eest seisab sõiduki omanik või valdaja. No see tähendab ikkagi, et ma pean jälgima, et mul mingisugused tuled oleks olemas, et need töötaks. Jaa, sul on täiesti õigus. Sõiduk peab olema varustatud vähemalt lähi- ja tagatulelatarnatega. Võivad olla lisaks paigaldatud ka suunatulelaternad, kui tegu on kinnise sõidukiga, siis lausa peavad olema. Kui on tegu näiteks ATV-ga, siis peab olema juht võimeline näitama käega suunda, juhul kui ei ole paigaldatud suunatulelaternaid. Peavad olema ka helkurid, ees valged, taga punased, külgedel kollased. Külgmine tagumine helkur võib olla ka punane, juhul kui küljele on paigaldatud rohkem kui üks helkur. Harjumaal Raasiku vallas Järsi külas Kangla teel sõitis ATV-ga teelt välja ja otse vastu puud 39-aastane mees. Esialgsetel andmetel kaldus Raplamaal Märjamaa vallas kruusateel sõitnud ATV teadmata põhjusel teelt välja ja sõitis vastu puud. Õnnetus juhtus Pärnumaal Lääneranna vallas Oidremaa külas, kus 36-aastase mehe juhitud ATV paiskus ümber. Möödunud aastal toimus Eestis maastikusõiduki juhi osalusel 15 liiklusõnnetust,
milles sai vigastada 15 ja hukkus 1 inimene. Need on maastikusõidukitega toimunud viimase 5 aasta kõige suuremad vigastatute arvud 1 aasta kohta. Õnnetuste põhjuseks on oma võimete ülehindamine ning maastikusõiduki juhtimisega kaasnevate riskide mitteteadmine, aga ka alahindamine ning vähene või olematu sõiduki käsitlemisoskus. Enamus maastikusõiduki kasutajaid on sõitma asunud ilma igasuguse koolituse ja kogemuseta. Kõige rohkem satuvad õnnetusse 20–49-aastased juhid. Et võin tuua näite eelmisest aastast, kus mootorsaaniga juht sõitis vastu puud ja paraku hukkus. Neid näiteid ei ole palju, kuid neid juhtub. Samuti meenub üks varasemast ajast juhtum, kus seltskond istus, vanemad istusid, tähistasid mingit tähtpäeva ja 13-aastane poiss küsis ATV-ga sõita hoovis. Tähelepanu ajus, sõideti hoovist välja, vaadati, et 1-2 on juba möödas, hakati poissi otsima, poiss oli kraavis ja 2 sentimeetrit oli puudu arteriaalsest verejooksust. Miks need õnnetused juhtuvad? Mis on peamised põhjused? Juhtub ikkagi uljusest ja et ei suudeta oma adrenaliini kirge võib-olla piisavalt tagasi hoida. Et jäetakse hooletuks, ei kasutata kaitsevarustust. Üks asi kindlasti on see uljus, aga teine asi võib-olla ka see teadmatus, et ei osata sõita nende aparaatidega. Et kindlasti ka see oskamatus, et kus võetakse korraks proovida, renditakse või sõbra käest ja ei osata tunnetada, kogemus täielikult puudub ja siis juhtub see ümber paiskumine või kuskile puusse sõit. Kui tihti rikutakse maastikusõidukitega liikluseeskirju, seadusi ja mis on need peamised rikkumised siis? Peamised rikkumised on ikka, et puudub kaitsevarustus näiteks või siis maaomanikul vaata sõidetakse võõral teel, võõral maastikul. Kahjuks need sõitjad, juhid ei taju seda, et nende jaoks on see lõbusõit, maaomaniku jaoks on see suur kahju, on talivili rikutud, on maastik rikutud. Kui autojuhtide puhul on meil ikkagi murekohaks need roolijoodikud, inimesed, kes lähevad siis joobes olekus rooli, kuidas on maastikusõidukitega? Pooled juhtumid, kus on juhtunud tervisekahjud või kogunisti ka surmaga lõppenud juhtumid, on olnud juhil kas joobeseisund või alkoholi tarvitamise tunnused. Mis on maastikusõidukiga sõitmise juures ehk see kõige peamine? No kõige peamine ikkagi turvalisus ja turvavarustus. Et kiiver kindlasti, seal juures võiks olla vähe eredam turvavarustus, et ikkagi neoonvärvid ka, mitte ainult must, nii nagu Eesti inimesele kombeks. Sinna juurde edasi võiks olenevalt sõidust siis tööle või natuke lõbusõidule, et võivad olla ka kaitsmepüksid, põlvekaitsmed, vastavad turvajalanõud, et see kõik oleks kindlasti mõistlik kasutada. Mis oleks mõistlik veel enne ära teha, ära harjutada enne, kui minna sellega sõitma? Jah, et tihtipeale inimesed ostavad omale uue masina, võib-olla alahinnatakse või ei olda veel täpselt varem kasutanud või kokku puutunud. Et ikkagi õppida et kuidas see masina pidurdusvõime on, kuidas see gaasikäsitlus, harjutada ka manööverdamist veidikene, ja siis sealt edasi alustada töödega ja tutvuda masinaga, et mitte kohe siis põhjagaasiga kihutama tundmatusse või liiklusesse. Räägime piduritest. Kuidas on siis kõige mõistlikum pidurdada? ATV-de puhul siis esipidur juhtraual, jalgpidur ka, pidurdada ikkagi mõlema piduriga korraga. Et siis saab selle masina seisma, esipidur üldjuhul on siis see, mis masina peatab suuremal kiirusel ja jalgpiduriga siis seda saab stabiliseerida, kaasa aidata ja mõlema piduriga korraga pidurdades on see pidurusvõime oluliselt parem. Mida võib-olla veel tähele panna ja jälgida, kui minna ATV-ga sõitma? Kuidas vältida, et ta kummuli läheks? Jah, ütleme raskemal maastikul suuremad kaldenurgad kindlasti ise natuke aidata ja kaasa kallutada, valida ikkagi sobiv sõidukiirus, et mitte siis üle hinnata enda võimeid ja masinaga harjuda ka maastikul sõitma, et eks nad ikkagi ei ole nii pikad ja laiad masinad ja kipuvad ikkagi ümber minema. Ja kaalu on masinal üsna palju, et sellisel juhul, kui ta ka peaks ümber minema, siis kindlasti mitte inimene ei peaks seda jalaga tagasi hoidma, et ikkagi lasta masinal siis minna ja ise pealt ära hüpata. Et sinna alla ei taha keegi jääda kindlasti. Et seda ei ole mõtet endale nüüd unistada, et paned jala vastu maad ja tõstata sirgeks tagasi? Ei, kindlasti mitte, et inimese jalg sükest 450, 470, pea 500 kilot jalaga püsti ei hoia. Kas sõita nelikveolisena või siis tegelikult saab ka neid ju panna ainult tagaveolistena? Jah, ATV-l on see valikuvõimalus olemas, enamus masinatel võimalik eraldi lülitada siis esisilla diffluk sisse
et jah, nende kasutamine ikkagi siis nii, et ütleme, igapäevasõidud liikluses, kuivades ilmastikuoludes, tagaveoga on see juhitavus kindlasti väga hea. Raskemates tingimustes tööd tehes maastikul kindlasti nelikvõidu kasutada, et siis on see läbivus ka olemas ja masin stabiilsem. Tihti on näha, et maastikusõidukitega ei liiguta maastikule mitte ainult üksinda, vaid terve gruppidena käidakse. Jah, kui niisuguse suurema kambaga või grupiga sõitma minna, kindlasti mõistlik valida siis nii-öelda giid või grupijuht, kes seda nii-öelda matka juhib. Mõistlik ka alati siis mitte, ütleme, sirgemate lõikudel teha üksteisest mööda sõite, et ikkagi hoida seda järjestust ja kindlasti ütleme, kui nüüd on pikem sõit ja kurvid ja ütleme, see saba venib suhteliselt pikaks, siis üldjuhul ikkagi tehakse nii, et eelmine sõitja ootab eelmise ära, kui on kuskil mahapööra või pööramine, et see grupp koos püsiks ja laiali ei vajuks. Ja kui vahel juhtub nii, et keegi maha jääb, siis jah, mitte üksi minna kuskil seiklema, et oodata ära, et küll tagasi tullakse sulle järgi. Ja grupisõidul niisuguse suure kambaga sõites kindlasti kõige tähtsam hoida ikkagi pikki vahet, turvalist pikki vahet ja mitte unustada siis seda turvavarustust, millest me algul rääkisime. Soovitused algajale maastikusõiduki juhile ja tegelikult kõikidele, kes ATV või mootorsaani selga istuvad, on järgnevad. Maastikusõidukiga toime tulemiseks ei piisa ainult juhiloa olemasolust. Nii nagu iga sõidukiga, vajab ka maastikusõidukiga sõitma õppimine koolitust. Koolitust alusta kogenud instruktori juhendamisel. Kui põhitõed on selgeks saanud, ei maksa kohe oma aeda sõiduoskuseid katsetama minna. Kogu rahulikus tempos liikudes kilometraaži ja õpi sõidukit valitsema. Maastikusõidukil olles ei ümbritse sind turvapadjad, turvatalad, ohutuspuur ega turvavöö. Iga juhtimisviga saab väga valusalt ära karistatud. Sõitma asudes ära unusta kiivrit nõuete kohaselt kinni rihmata ja nägu katvat kiivri visiiri sulgemast. Need on ainsad, mis su nägu ja pead veidigi kaitsta suudavad. Head vaatajad, kas tundsite ära, kes on see mees, kes istub siin ATV seljas ja keda me jälgisime liikluses? Mõelge korra veel. Jaagup, rõõm. Loomulikult, terve nädalast. Jaagup, räägi nüüd, kuidas oli siis, nagu spordimehe küsimus? No, ei ole just esimene valik mulle linnas sõiduks talvel. Et eks ATV-ga ole libe, ta on konaruste peal, on ta natuke raputab ja natuke imelik ja ega ta ka sirget maad kiiresti sõita niikuinii ei ole mõistlik. Asi on tehtud maastikul sõitmiseks, seega ta koht on maastikul. Tõepoolest, Jaagup, maastikusõidukiga on ju tegemist. Räägi siis, palju sa oled selliste aparaatidega maastiku peal ka kogemust saanud? No mul ikka natukene kogemust on aastate jooksul tulnud, aga ma ausalt öelda eelistan siiski maastikul ikkagi enduro tsiklit kui ATV-d, et Aga mis on võib-olla niisuguse ATV-de pool sellised sõidu iseärasused, kui sa oled nüüd käinud, et see on 4 vedu, see on kõige suurem iseärasus, et sellega saab ikkagi sõita täiesti mülkasse kinni ennast ja sealt veel väljagi tulla, kui hea õnne korral, et on ka seda tehtud ja harjutamas käia ja sõitmas käia, näiteks Paldiski polügoon on väga mõnus koht, kus siin Tallinna lähedal käia, et ega neid kohti tänapäeval ju vanasti läksid ükskõik kuhu, aga nüüd on igal pool on eramaa ja püssiga mees vastas, et kindlasti tuleb käituda loodus nagu heaperemehelikult ja mõistlikult, et kui sa vaatad, et milline ilus 100 aastat vana sammal on siin, et selle tahaks küll üles künda, et see nii ei saa, seda ei ole mõtet ja kuiva ilmaga loomulikult ei soovitata üldse ATK-ga metsa minna. Aga miks niimoodi? No, sädemed võivad lennata ja küll on olnud juhuseid, kus on metsatulekahjud alanud just sellest, et aetakse asi jube palavaks ja siis sumpsist lendab mingi säde ja on õnnetus taga, et seda ei tasu. Aga sina kui nagu selline motohuviline, seda me kõik teame, tsiklitega sõidad ja et tegelikult vist ATV-de puhul või maastikusõidukite puhul, olgu see lumesaan või ATV, kehtib tegelikult vist sama asi, et enne kui lähed ikkagi nagu gaasi põhja vajutama, enne ikka tutvu aparaadiga.
jaa, no gaasi põhja ei ole üldse nagu selles mõttes, et loomulikult mul endal on ka niiviisi, et siis kui hooaeg hakkab kuskil aprilli keskpaigas, siis ma ikkagi lähen platsi peale ja sõidan uuesti, saan oma tsikliga uuesti äratan ta nii-öelda talveõnnest üles ja samamoodi on ATV-ga, et ATV-dega juhtub paraku jube palju õnnetusi, sest inimesed vaatavad, oi no tal on ju 4 ratast, et mis seal ikka ju hullu juhtuda saab, aga ja lastakse ka lapsi ilma väljaõpeta. Lastakse sõitma, et las ta siin koduõues ja kraavides müttab, on ju. Tegelikult on hästi ohtlik, et siin on ka mitu sellist nippi, kuidas sellega sõita ja mida teha. Et metsas näiteks, kui ma sõidan või mingid metsaradu, siis mitte hige paljas võtta viimast, et tühjaks ennast kihutada, vaid rahulikult pigem sõita, et kuidagi nagu asjatult oma elu ohtu panna, et see ei ole nagu õige minu meelest. Et Jaagup Kreem sõitis meil Odes ATV-ga, mis on tänavalegaalne väike traktor T3B ja omab kehtivat liikluskindlustust. Suurem osa maastikusõidukeid ja nende hulgas ka ATV-sid linnaliiklusesse kunagi ei jõua. Nendega hakatakse lustisõitu ja tööd tegema maapiirkondades. Aga kurb on see, et vahel kiputakse sõitma ka kohtades, kus ei tohiks ega ole soovituslik. No nii see on, et Transpordiamet on viimastel aastatel rajanud päris mitmeid uusi 4-rajalisi maanteelõike, kuhu me oleme ka ulukitele ehitanud eritasandilisi läbipääse. Olgu need siis ökoduktid, ulukitunnelid või sillaalused kallasrajad. Me oleme ka neid rajatisi seiranud viimastel aastatel ja seire on kahjuks näidanud muuhulgas seda, et lisaks ulukitele kasutavad neid läbipääse ka maastikusõidukid, mida kahjuks me ei saa pidada soovitavaks. Ja seda siis ennekõike seetõttu, et needsamad maastikusõidukid siis võivad otseselt häirida neid loomi, kes siis on parasjagu seda läbipääsu kasutamas või viibivad seal piirkonnas, aga ka jätavad maha lõhnajälje, mis siis võib loomi pika aja vältel rajatisest eemale peletada. Ja samamoodi need maastikusõidukid võivad rikkuda pinnast ja väljakujunenud loomaradasid nendel rajatistel ja samamoodi kahjustada ka rajatud haljastust või siis taimestikku laiemalt. Mistõttu siis meil on tõesti maastikusõiduki kasutajatele palve mitte neid rajatisi, mis on määratud ulukitele ületee liikumiseks kasutada maastikusõidukiga sõitmiseks. Talvisel ajal teevad suurt pahandust ka lumesaanidega lustisõitjad, kes kimavad üle põldude ja rikuvad nii talumeeste taliviljasaagi. Suvel ATV-dega viljapõldudele üldjuhul ei minda, sest juhid saavad aru, et see rikub ju saagi ära. Lumisel põllul sõites jääb aga maastikusõiduki juhtidele mulje, et ega nad kedagi ega midagi ju ei ohusta. Nii see aga pole. Jaa, vastab tõele, et see valge kohev lumekate tundub tihti inimestele nii, et kui ma lume peal sõidan, siis ei juhtu midagi, aga tegelikult on see nii lumesaaniga kui ATV-ga, siis kui seda lund kokku pressida, siis esiteks kaob tal selline külma eest kaitsev funktsioon ära ja teiselt poolt tihti, olgu seal näiteks põllukultuurid või ka looduskaitsealadel kahjustatakse ikkagi tegelikult ka maastikku. Ehk tuleb silmas pidada seda, et lumi tegelikult ei anna seda võimalust, et neid reegleid, mis kehtivad suvel, tuleks talvel eirata, et see märksõna ikka on esiteks see, et kasutada olgu siis kas riigimetsas metsateid sihte või siis erametsas neid, mis on tähistamata, aga püüda olla siis tõepoolest metsateedel, eriti kui nad on talvised lumised teed ja kes soovib mingeid ekstreemsemaid elamusi, sest loomulikult Keskkonnaamet ka ju kiidab kõik inimesed, kes läheb loodussega, kes teevad seda mõistlikult, kes hoiavad keskkonda ja pidevalt kogu aeg mõtlevad, et kas nende tegevusele on tagajärg, siis on vajalik omaniku kooskõlastust. Ehk tegelikkuses peame silmad lahti pidama, et kui me läheme, olgu see kas lumine või suvine või kevadene tee, kui me tee pealt ATV-ga maha keerame, siis me peame küsima selleks luba ja nii lihtne see Eestis ongi. Ja ma usun, et headele küsijatele suubihta ei lööda. Aga on see ikka tõsine probleem, iga-aastane ja maaomanikud kurdavad ja mille üle nad siis kõige rohkem kurdavad? No eks maaomanikel
ongi väga selge põhjus kurta, kui nende varale tekitatud kahju, eriti kui tegemist on viljapõlluga, vili on rikutud, siis see on reaalne rahaline kahju. Ja teiselt poolt on ka erinevad kaitselad, looduskaitsed ja eesmärgid, kus on liikumine keelatud ja kui saad siis ATV või lumesaaniga üle sõita, siis tegelikult rikub ka see maastikku. Ja Eesti riigis on ette nähtud ka trahv, kui neid reegleid rikkuda, siis see on 1200 eurot. Maastikusõidukiga liiklemine, olgu selleks siis näiteks lumesaan või ATV, pakub rohkelt lusti ja erinevalt autost ka teistsugust võimalust punktist A punkti B jõudmiseks. Tuleb vaid meeles pidada nendega liiklemiseks kehtestatud reeglid. Head sõbrad, kõik algab ikkagi ju meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja teistele kaasaliiklejatele. Ärme kihuta ja kui te lähete maastikusõidukiga, olgu selleks siis lumesaan või ATV, kui te lähete sellega sõitma, siis kiiver kohe kindlasti vähe. Aga sõbrad, ohutus enne kõike. Miks mitte ka sellised korralikud kindad, korralik jope ja korralikud püksid. Turvalist liiklemist, kõige õnnist, tšau!